Arne Lauri Antsupoeg poliitikute klubi. Tänane tähtis loeng on Saame kaineks. Paljud tuttavad on muidugi väga praktilised. Ma saan aru, et minu õpetaja õpetatus ka, et materiaalne maailm ongi see, et kõik on halvad diilid, et klassikaline ütlus, et kõik on kehvad diilid, et meil on meie valikuvabadus on võimalikult vähem kehvem diil valida ja väiksed rahvad teavad seda, eks ju. Ja loomulikult, eks ju, me valime, siis üritame kuidagi ellu jääda, eks ju. Vahepeal sõidavad rootslased üle, siis taanlased ja siis venelased ja siis sakslased ja nii edasi, eks ju. Kõik inimlik, eks ju, aga ütleme, et saame kaineks tähendab see seda, et kui me nagu avalikult ütleme, et Putin on halb või Trump on halb või ma ei tea, Hiina, ma ei tea isegi liidrite nimed, on halb või Euroopa Liit on halb. Ja kui me ütleme samal ajal, et keegi on nagu hea, siis see ongi see kaineks saamise moment. Kõik maailma liidrid on täpselt sama vitsaga löödud, madalate omadustega kaupmehed. Mina mulle minu mantrat kordavad, eks ju, ahankana valego. Vaadake nende eraelu, nende oma vara, et põhimõtteliselt mingit vahet ei ole. Et võtta mingi seisukoht, et keegi on halb ja keegi on hea, see ongi see moment, kus peaks nagu kaineks saama. Et kõik on kehvad variandid. Ma saan aru, et me ütleme, et et Putin on hullem kui Trump, et teeme selle hullu Trumpi Ameerikaga koostööd, eks ju. Aga kui me ütleme, et Ameerika on hea ja Vene halb, siis see peaks ikka kaineks magama. See on umbes sama, nagu teadlased tegid ka katse, et sipelgana näitasid ette, hästi kujundlik, eks, et me jõuaks kohale, kaineks saaksime. Et sipelgale pandi ka suur nagu selline saia tükk, eks ju. Ja sipelgas lendas peale, aga ei jõudnud liikuda. Või tähendab, ei jõudnud liigutada seda saia tükki. Ja läks siis, sipelgas intellektuaal, läks kutsus teised sipelgad ka nagu. Ja, aga nii kaua kui see kamp sipelgad tuli, ütles, tulge, seal on suur sai, brothers and sistersid, lenname peale. Aga siis see teadlane vahetas ära, pani väikse saia terakese. Ja siis kõik tulid nagu selle suure, see Lobamak ütles, et suur tükk on, aga siis pärast ei on nagu midagi, eks ju praktiliselt. Siis see väike sipelgas, teised sipelgad vaatas, et üks võttis sellist viisid, aga ma kujutan ette, et kui ma oleks sipelga keelt teadnud, siis kõik oleks ütelnud, et kuule, maga kaineks, et väike sipelgas, et see suu suitseb, eks ju. Et sama on ka selle poliitikaga, et meie arvates praegu, kui vaadates neid liidreid maailmas, et üks liider on parem. See on sama nagu see sipelgas, sa ütled rahvale, rahvas, lähme Ameerika järgi, sest Ameerikas on suur sai. Kuule, Ameerika endal, vaata nende elu seal. Tuttavad sugulased, üks sugulane tuli just Ameerikast ära uisast elamast. Või Venemaa, Venemaa on hullem, võib-olla on hullem. Täpselt sama sipelga nali. Et kui te paneme oma usu, ma saan aru, et poliitiliselt peame koostööd tegema, kui me paneme usu nende tüüpide peale, ükskõik kelle tüübi peale ja teisi maha teeme, siis tere tulemast minu poliitikaklubisse, lihtsalt magame kaineks vaatame, et mis seal nende hetkel valitsevate riigijuhtid selja taga on ja mis omadused neil on ja mida nad on juba ära teinud.